Kui meil on krooli jalad selged, siis lähme edasi krooli käte juurde. Krooli käed on olulised selle jaoks, et me saame ökonoomsemalt edasi liikuda. Ja nüüd me näitame mõned juurdeviivad harjutused krooli käte tööks. Teeme krooli harjutused ühe käega, paneme sirge käe ette, kõrva paneme õla alla, tagumise käe paneme taha sirgeks, toome sirge käe ülevalt ette, sõrmed ees laua alla, hoiame 1-2, tõmbame käe taha sirgeks, pöörame pead, hingame külje pealt, toome sirge käe ette, paneme laua alla, pea läheb ette, kõrvad käte all, loeme 1-2, tõmbame käe taha sirgeks, külje pealt hingame, sõrmed laua alla, teeme sama harjutuse teise käega. Käsi taga sirge, pöörame pead, hingame, toome sirge käe ette, sõrmed ees laua alla, hoiad 1-2, hingad välja, tood käe taha sirgeks, tõstad sirge käe üles, hingad külje pealt, sõrmed laua alla, 1-2. Nüüd teeme sama harjutuse vees, tõukame seinast ära, üks käsi laua peal, teine käsi laua all. Käsi laua all, loeme 1-2, tõmbame käe taha sirgeks, pöial vastu jalga. Hingame külje peale, kõrv jääb vastu õlga. Jälgime, et jalad töötavad ühtlaselt. Sõrmed paneme laua alla, sellepärast et ujuja harjuks paneme käe vette, sõrmed ees. Teeme seda harjutust sirge käega, siis me saame maksimaalselt pika tõmbe. Järgmine harjutus on ülekandega krool. 2 kätt on laua peal, käed sirgelt ette. Ülekandega krool. 1 tõmme ühe käega, 1 tõmme teise käega. Alustame vasaku käega. Tõmbame käe taha sirgeks. Hingame külje peale, kõrv ja põla peale. Tood sirge käe ette, lauast kinni. Parem käsi tõmbab taha. Sirge käsi pöial vastu jalga. Tood ette, laua peale. Vasak käsi taha sirgeks. Kõrv on õla peal, hingad külje pealt. Tood käe ette. Teise käega tõmbame. Toome sirge käe ette, samal ajal puhume mullid vee alla. Jälle esimene käsi tõmbab. Hingame. Käsi laua peale. Teine käsi tõmbab. Ja niimoodi vaheldumisi. Käed saavad kokku ees laua peal. Ja me teeme sama harjutuse jälle vees. 1 tõmme ühe käega, 1 tõmme teise käega. Tõmbed on sirge käega, hingame ainult ühele poole. Jalad töötavad ühtlaselt. Käed ees laua peal, loed 1-2, siis tuleb järgmine tõmme. Harjutus on hea selle jaoks, et saab ilusa pika tõmbe. Käe taha viies vaatame, et pöörame õla ülesse. Saame kergemini hingata. Käsi tuleb paremini ette. Kõrvad on kätte all ilusti. Järgmine harjutus on nii, et üks käsi on ees sirge, teine käsi on taga sirge, silmad vaatavad otse alla, kõrv on vastu õlga ja vahetame käsi korraga. Hingame vasakule poole. Hingame, vahetame käsi, ei hinga, puhusime mullid vee alla, vahetame käsi, hingame, jälgime, et käed oleks sirged. Hingame, kõrv õla peal, vahetame käsi.
vahetame käsi. Nüüd see harjutus tuleb vees, üks käsi ees, teine käsi taga. Vahetame käsi korraga. Hingame ainult ühele poole. Ujume sirge käega. Kõrv on endiselt vastu õlga hingamise ajal. Jalad töötavad ühtlaselt puusast. Sirgete kätega ujume sellepärast, et siis meil on maksimaalselt pikk tõmme.